Tere, head kuulajad ja vaatajad. Olen jälle vastamas mõnedele küsimustele. Ehk siis antud hetkel siis ühele küsimusele, et küsimusi on päris mitmeid ja eks järgnevad videod sellele vastust kannavad või nendele vastust annavad. Tänane küsimus on seotud armulaua pühitsemisega. Nimelt ikka ja jälle ja mis seal salata, alles hiljuti kõnelesin ühe inimesega, kes siis ütles mulle päris siiralt, et tema pühitseb armulauda kodus ise, et tal ei olegi vaja väga kirikus käia ja kui ta ise ei pühitse, siis kui nad saavad kokku oma rühmaga, osadusrühmaga, palverühmaga, siis ka seal nad ikka alati armulauda pühitsevad. Siis täpsustasin seda, et kas nad pühitsevad armulauda või nad saavad osa mälestussöömajast või osadussöömajast. Ja see inimene ütles mulle, mis vahet seal on. Et ikka see on ju seesama armulaud. Siinkohal ma pean siiski ütlema, et meie luterliku kiriku vaates see kindlasti nii ei ole. Meie erinevad kristlikud konfessioonid Eestis ju omavad igaüks teatud õpetust. Ja paljudel kirikutel see, mis puudutab näiteks, või ma ei saa öelda kirikutel, konfessioonidel, see, mis puudutab armulauda, siis sõna armulaud on nendes konfessioonides tulnud kasutusele alles, ma julgen öelda, viimasel 5, võib-olla 10 aastal. Et eelnevalt kasutati ikkagi terminit, olgu ta siis mälestussöömaaeg või osadussöömaaeg. Ja loomulikult iga kord, kui sööma hakatakse, siis leiba õnnistatakse, aga ta ei ole samaväärne selle arusaamaga, mis on luterlikul kirikul armulaua sakramendi käsitlusest. Nimelt, ma ei hakka siin isegi sakramentide õpetust nüüd detailselt lahti võtma, seda igal ühel on võimalus lugeda, vaadata, kuulata. Selle kohta on luterlikul kirikul kas või Martin Luteri väikesest katekismusest alates päris mitmeid õpetuslikke aluseid, kajastavaid dokumente, millest tulenevalt sellest armulaua käsitlusest ka aru saab. Hästi lihtsalt öeldes on aga see, et luterlikus kirikus pühitsetakse ametisse kirikuõpetajad. Me nimetame neid ka meie ordinatsiooni astmestiku järgi preestriteks ja nendele preestritele antakse meelevald näiteks toimetada pühi sakramente, siis ristida, armulauda seada, toimetada teisi, siis nagu me ütleme, sakramentaalseid toiminguid, ehk siis toiminguid, mis on olulised ning tähtsad, millised, näiteks matusetalitus või konfirmatsioon või haigete võidmine, kui seda praktiseeritakse, see on meil lubatud. Ning sellega käib kaasas siis, nagu meie ütleme, meelevalla küsimus. See tähendab seda, et siis kui piiskopid preestri ametisse seavad, siis ametisse seadmisel antakse preestrile püha vaimu läbi meelevald just nimelt teatud toiminguid teha ja toimetada. Ja sellepärast meie kiriku vaates ei ole võimalik, et ilmik, kes ei oma sellist pühitsust, kellel ei ole seda meelevalda, isegi meie kirikus vaimulikel kõigil seda meelevalda ei ole, näiteks diakonitele, küll on mingitel puhkudel antud sellised eraldi õigused, aga viimastel aastatel on sellest ka loobutud, vaid pigem liigutakse siis kas ettepühitsetud andide jagamisele või midagi muud sarnast. Ma ei saa öelda, et ega väga palju tegelikult muud võimalusi ei ole, nii et võtsin hoo üles, aga tegelikult pean kohe sõnad tagasi võtma. Et tegelikkuses jah, et kas on ettepühitsetud andide jagamine või siis tõesti preester on see, kes armulaua ühes või teises olukorras pühitseb. Ning see on oluline just seetõttu, et armulaua sakrament meie kirikus on väga oluline sakrament. Ta ei ole mitte midagi sellist, et me lihtsalt saame kokku ja meenutame, mälestame, vaid see on meie arusaamist mööda ikkagi Kristuse ihust ja verest osa saamine, mis tähendab, et Kristus
kes on meie eest surnud ja üles tõusnud, siis on meid lunastanud ja sellepärast ka sageli armulaua sakramendi jagamisel öeldaksegi, et võta ja söö sa, mis on Jeesuse Kristuse ihu, mis on sinu eest ära antud pattude andeks andmiseks, või võta ja joo sa, mis on Jeesuse Kristuse veri, mis on sinu eest ära valatud pattude andeks andmiseks. Ja siis öeldakse veel lõppu sageli sellist lauset, need annid kinnitagu ja hoidku sind õiges usus igaveseks jäädavaks eluks. Ehk siis sellel sakramendil on meie kiriku vaates ikkagi väga selge tähendus, vajadus ja selle toimetamist ei saa väga lihtsalt teha. Alles hiljuti oli üks ka uudis, kus jumalateenistust viis läbi juba tehisintellekt Soomes, siis ma nüüd ei ole seda teenistust vaadanud, aga kas tema ka armulauda pühitses, siis siinkohal ma seda küll julgen kahelda, peaks üle küll kontrollima ja siis jääb minu jaoks muidugi arusaamatuks, kuidas see võimalik on, aga see selleks. Aga igal juhul me vastaksin siis nii-öelda kokkuvõtvalt, et armulaua sakramenti luterliku kiriku vaates saab vastu võtta inimene, kes siis tuleb kirikusse, tuleb pühapäeval armulauale ja selle armulaua on pühitsenud selleks siis meelevalda omav vaimulik, mitte keegi teine. Ning see on, ütleme siis meie usu aluse mõttes väga oluline arusaam ja tõeks pidamine, nii et me mitte kuidagi ei saa leppida sellega, et armulaud ei ole Kristuse ihu ja veri, vaid et ta on midagi, mida me meenutame, kui me Kristuse surma mälestame, osaduses oleme, vaid ta on ikkagi Jeesusest, Kristusest osasaamine, mis nagu eelpool öeldud, hoiab meid õiges usus igaveseks jäädavaks eluks. See oli vastus sellele armulaua teemale.